On 1993. aasta 15. märts ja meie Ljantorski linnast umbes 50 kilomeetrit loodes, Ljamini harujõgede ja väikeste järvedega liigendatud maastikul, teel Handi Taadi Semjon Bessikovi elupaika. Meie küüdimeheks on Semjoni väimes Ivan Kondratjev. Ekspeditsioonipäevikusse kirjutasin. Naftameeste juurest Maslehovkast lahkusime korralikus tuisus. Pumbad, torud ja määrdunud lumi jäid selja taha. Sõitsime üle järve, mille nime me ei teadnud. Siis üle teise, veidi väiksema. Järve jääle kuhjunud tuisulained raputasid kelku. Oli hea meel, kui jälle metsa vahele jõudsime. Maapind muutus lainelisemaks, puud suuremateks. Mõnisada meetrit enne Semjoni talvemaja tegime peatuse. Seadsin oma aparatuuri valmis. Nii me kohale jõudsimegi, minul kaamera õlal. Петя. Ну-ка, фотографируй с нами. Петя. Ну-ка. О. Semjoni talvemaja ümbritseb ringina lattaed. Aias on maja ja ait ning kelgud. Narmastega ehitud narta on eriline. Sellele pannakse ohverdamise ajaks aidas olevad puuslikud ja karupea. Aia ääres on kummaline telgilaadne peavari. Selles elab soojemate ilmadega naabrinaine, kes üksi enam metsaeluga hakkama ei saanud. Külmemal ajal magab ja toimetab ta Semjoni majas, kes lõõbib, et võttis veel vanas eas teise naise. Semjoni maja on nagu Handi majad ikka, ainult eeskoda ja idapoolsesse seina jääv suur aken annavad sellele omapära. Aken on meie jaoks väga oluline filmimise seisukohalt. Ait on ebatraditsioonilise tõrvapapist katusega. Küsimuse peale, miks selline katus, vastab Taat lühidalt. Len mešal, laiskus segas.
see on üks Semjoni meelisütlusi ja käib kõige selle kohta, mis tegemata või teostatud traditsioone eirates. Teiseks taadi lemmikütluseks on nuhalera, mida sobivas kontekstis korduvalt kuuleme. Nun katnappen. Maa. Ja koostu kyllä toisen vuosen somiminen tuossa on kuu. Filmides ei teadnud ma päris täpselt, mis toimuma hakkab. Nägin, et sõidu valmis seatakse 4 kelku, millest ühele on kinnitatud paat. Teine paat seoti kelgu taha. Hiljem selgus, et naised läksid 2 kelguga järve ääres asuva suvemaja juurde, et paadid enne talvetee sulamist sinna toimetada. 1 kelk oli Semjoni ja 1 meie tarvis. Sellele seoti 3 paari suuski. Teemme video. Teemme maa päät. Onko työssä toisen? Aina men suna. Mừng vô rồi. Tam nem jokin jo. Em cứ sao nó có viên vô rồi. Айтак Вот где? так. Айтак где? А что это? А, Ну этот. Ну вот там поближе через-то. О. Semjon küsis Ansoorilt, kas ta varem on põtru juhtinud. Pole midagi, õpid ära, kuulutas ta eitava vastuse peale. Ansoori osutus innukaks õpilaseks. Selle asemel, et lasta põtradel rahulikult esimese kelgu järel joosta, vehkis ta usinalt juhtimisteibaga, mis mind paaril korral koos kaameraga hange tõukas. Õnneks piirdus asi vaid rebenenud jopega. Kuna ma pole etnograaf, ei pärinud ma Semjonilt, kui suur on tema tavaline jahiring ja kui palju jänesepaelu ta üles paneb. Esimene silmus oli igatahes tühi ja veidi jälgi uurinud otsustas taat selle teise jänese raja kohale seada.
Красавица тоже человеческой пиской сосет. Ага. Семен, а это кого это избушка? Это моя тут. Obiugrilaste vibulõksudest olin esimeste Siberi käikude ajal kuulnud ainult legende. Räägiti, et sellised lõksud varitsevad kutsumata külalisi kultuse paikadesse viivate teede ääres. Nüüd õnnestus näha, milleks ja kuidas neid tegelikult kasutati. Так. Тут он натянулся. Сейчас. Ну, придется место спортить. Ну чего, придется испортить место. Больше выхода нет. Эй, елки. Вот. Ну ладно. В общем, наше тело не пустое. Есть все-таки. Так. Я думал, как так это? Пустой что ли, я думаю. Он этот, а там совсем поближе ушел. Оттуда. Вот поэтому так посадница туда попала. Вот там и след вот, видно? Palusime Taadil näidata vibulõksu ülesseadmist. Et ainus käepärast olev nool oli saarma sisse külmunud, jäi demonstratsioon loogilise lõputa. Siiski peaks vibulõksu töö põhimõtte arusaadav olema. Pärast kelkude juurest varunoole toomist viis Semjon lõksu hoopis teise kohta, kuna vana paik oli põhjalikult ära trambitud. Вот это мерка его. Вот вставляются. Так, вставляются. Елка. Так. Это чтоб и стрел. Сейчас, это, теперь это, сейчас. Сейчас. И шнур натянем. Сейчас. Ехали.
Так, это примерно вот так. 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 Например, стрел. Так. Прицеливается прямо на мерку. Вот, так прицеливается. Ага, точно. Сейчас шнур вот, приготовим. Во. Вытра и росомаха тоже на себя не поднять, а то и спина больной будет. Ага, поэтому вот так тащат. Semjoni kommentaaris väljendub laiemalt levinud suhtumine ahmi ja saarmasse kui ebapuhastesse loomadesse. Lennart Mere filmis Veelinnu rahvas lohistas komi jahimees samamoodi enda järel lõksust leitud ahmi. Saarma puhul tuleb kõne alla tema ilmne seotus allilmaga elupaiga tõttu. Järgmise peatuse tegime järjekordsete jänesepaelte lähedal. Seekord oli meil õnne ning jänese potti pistmiseni jäid ainult loetud tunnid. Siin maal on tee metsast toidulauale mõnikord väga lühike. Хороший. На. Эй. Эй. Пожалуйста. Kui eelmine õhtu lõppes paeltesse jäänud jänese ärasöömisega, siis uus päev algas kella 6:30 paiku Saarma nülgimisega. Это что такое? Ага. Сейчас. Тропы тут. О. Кто-то стрелял его. Угу. Mä se pitty soi soknia kiisan uutta. Тупо. А выдру долго выделывать? Выдру выделывать долго? Не так долго. Сколько времени?
Ну, там часика 2-3. ekspeditsioonipäevikust loen. Arvasin, et handid saarmast ei söö, aga tühja. Kui nahaga ühele poole saadi, rändas lihapotti. Ja üsna varsti võisime seda proovida. Liha nagu liha ikka, ainult oleks võinud natuke kauem tulel olla. Seda arvas ka peremees, kes naisele vastava märkuse tegi. Uja. Tam sosaruus toukopaaksta. Sosaruus toukopaaksta. Keviä ulkotes. Можно, так. Можно, так. Juon on rakkuudessa. Sitten ponsumatta ojanta kotiin. О, метр. Метр. Kõht saarmaliha täis läksime mõrdasid vaatama. Seekord Põtru Ansoori juhtimise alla ei usaldatud. Üht kelku juhtis Semjon ise, teist perenaine. Anki oli üsna uljas kajur, millest tunnistab ka järve jääle jäetud jäljekaar. Kalatõkked olid tehtud nii järve sisse kui väljavoolule. Hämmastas, et iga tõkke juures olid kõik vajalikud tööriistad ühes tagavaramõrraga korralikult ootel. Nii et kodust polnud tarvis midagi kaasa vedada peale saagi tarvis kasutatavate kottide. Vesi on särgdyn tiisoon. Kun vauhasen kuusin tuossa saaksen se. Ma ei tea, mille põhjal Semjon otsustas, et just teise kalatõkke juures tasub jää lõhkumisega vaeva näha. Aga valik osutus õigeks. Mõrd oli nii raske, et seda tuli enne jääle sikutamist kahvaga tühjendada. Tygnan ponni se sähkö saa sen. Se on tyhjä. Se on possa. Joo.
Ну и Халя, сила нету. Хлеб мало ел. Картошка сила побольше. Так, а вы все... Niisot pösis niisot. Anta kiinni. Kokko on jutu. Joo, tuli nyt. Hakkaa pois. Enkin kun se muus rohus. räägitakse, et mõnikord on kaamera kui küüntest kübar, mis lubab filmimehel sündmuse juures viibida. Praegusel juhul aga oleksin küll tahtnud selle käest panna, et aidata raskeid kalakotte kelgule upitada. Se on jäipä kun tupa. Koduteel imetlesin põtrade sitkust. Peale Anki ja minu oli kelgul veel 2 kalakotti, aga põdrad ei teinud nagu märkamagi. Siiski olid neil koju jõudes suud lahti ja keeled väljas. Lahti rakendamisele järgnenud põlglik raputamine andis märku sellest, et kelgu vedamine pole siiski nende meelistegevus. Ai, sitä uitti kas paakki. Ujaa, siinä pitkää vaikka. Ara, jitti. Järjestä saikaa.
Juuri puutuukin vuokosmäärällä. Joulusentu. Koko pääsnöä. Mut puhuu ääni. muidugi rändas osa püütud kalast nii toorel kui keedetud kujul peagi meie toidulauale. Ent suurem osa loomusest lasi Semjon linna toimetada. Mõned päevad hiljem müüs Ivan hauge turul hinnaga 250 rubla tükk. Küttimise ja kalapüügiga lootis Semjon teenida raha mootorsaani ostmiseks. Ekspeditsioonipäevikust loen. Filmisin toas mitmesuguseid naiste töid, jalanõude parandamist ja neisse heinte toppimist, põdrakõõlusest niidi tegemist, toidu valmistamist. Esimene 3-tunnine kassett sai täis. Lisaks sellele, et põdranahksed jalanõud on soojad ja praktilised, nõuavad nad ka igapäevast hoolt, sest märjalt nurka visatud jalats kaotab peagi karvad. Kiilas nahk aga kulub ruttu läbi. Sellepärast topitakse niisked jalanõud hoolega kuiva heina täis. Põdrakõõlusest niidi tegemine on töö, mille naised muude toimetuste vahel alailma ette võtavad. Tugevat kõõlusniiti kasutatakse eelkõige jalanõude ja nahkrõivaste õmblemiseks ja parandamiseks. Kui sisenete juhuslikult mõnda mansi või handi majja või neenetsi püstkotta, võite üsna sageli tabada perenaist just kõõlusniiti valmistamast. Ekspeditsioonipäevikus seisab. Täna on meil olnud kalapäev, hommikuks toores ja keedetud haug ning haugimari, lõunaks keedetud ahvenad. Viimased pandi külmunud potti, valati vesi peale, lisati soola ning tõsteti pliidile. Oligi kogu kokakunst.
Есть чеснок. Tegelikult viibisime Semjoni talvemajas kokku 6 päeva. Lisaks igapäevastele toimetustele filmisin ka põhjapõdra ohverdamist ning seda, kuidas Semjon Ansoori palvel šamaani trummi valmistab. Et aga trummi tegemine pakub vaid puhtteaduslikku huvi ning purjuspäi põtra ohverdavad handid pole minu meelest eriti nauditav vaatepilt, otsustasin seda materjali filmis mitte kasutada. Huvilistele on see arhiivis nagunii kättesaadav. Все хорошо жить. О, ну давай чай пить. Конюшка маленько хлебать. Чай будет тоже. Чака пить где-то. Чага тоже, да? Угу. А чак-то он полезный самый. Ага, внутренний лечебный там и что. Это, а лист это ягодный. Цыпотный. Чип. Это нет, это плохие, наверное. А ты то привез, не я эту вез. Ну, специально. Чип. Там два. Вот. Чай не пьешь, какая сила-то? Сейчас чайку попьем, совсем спать заходим, наверное.